päris mitu tehet koos. 0,5 pluss 0,15 tuleb korrutada läbi 1/3. All set, let's go. Tehteid kokku, nagu sa näitasid, kõigepealt seda tehet, aga meil on ka see tehe. Kõiksugused märgid, mis meil siin vahel on, mis ei ole arvud, need on tehtemärgid. Tegelikult meil on kolmas veel, see murrujoon, see jagamistehe. Ja nüüd tuleb siis vaadata, millises järjekorras me midagi teeme. Me vaatame sellele ülesandele, siis alati esimesena tuleb teha need asjad, mis on siin sulgude sees. Ehk siis see osa tuleb teha esimesena ära. Teisena, ükskõik kummas järjekorras, kas korrutamine või jagamine. Jagamine on siis kas kaldkriipsuga või ükskõik kuidas me tähistame. Ja kolmandana liitmine ja lahutamine. Kõigepealt siis küsime, et kas selles avalduses on sulge kuskil? On sulge. Need kaks sulgu, seega see, mis siin vahel on, tuleb esimesena ära teha. Nüüd vaatame edasi, kas selle sees on sulge? Rohkem ei ole. Kas siin on korrutamisi jagamisi? Ei ole. Kas siin on liitmisi lahutamisi? Ja üks on. Teeme selle ära. 0,5 pluss 1,5. Palju on? 0,20. Oota, see peab olema ju suurem kui 0,5, sest 0,5-le paneme midagi juurde. Võime sellega eraldi siin all teha ära 0,5 ja kirjutame siia 0,15 ja liidame kokku. Ja nüüd hakkame ülevalt alla kokku liitma numbreid. 0 pluss 5 on 5, 5 pluss 1 on 6, koma jääb komaks ja 0 pluss 0 on 0. Saime 0,65. Ja see tuleb veel siis korrutada 1/3, ehk siis see, mis meil oli sulgude sees, on kokku 0,65. Nüüd siin vahemikus hakkame jälle otsast peale. Kas sulge on? Ei ole seal sulge. Kas korrutamisi ja jagamisi on? Üks on. See siin. Seega järgmisena tuleb see tehe ära teha. Aga nüüd meil on kaks eri kujul kirjutatud arvu. Üks on 10. osamäär ja teine on harilik osamäär. Selleks, et need saaksid omavahel rääkida, tuleb need teha ühesuguseks. Lihtsam on teha sellest selline kuju. Sellepärast, et 1/3, sinna tekiks periood muidu. 0,33333. Niisiis, 0,65 on sama palju kui 65 mitmendikku. Kui meil siin olid ühelised, kümnendikud, sajandikud. Ja sajandikke on meil kokku 65. Ja nüüd on meil selline tehe nagu 65 sajandikku. Korda 1/3.
me ei saa praegu neid arve me saaksime lihtsamaks teha, enne kui me korrutame. Millega me saame mõlemat läbi jagada? Kas 2-ga saame? Kahega ei saa, kuna ta lõpeb ja 65 lõpeb paaritu arvuga. Kas 3-ga saame? 3-ga ei saa, kuna 1 + 0 + 0 ei jagu 3-ga. Kas 5-ga saame? Jah, saame, sest mõlemad lõpevad kas 5-ga või 0-ga. Nii, kui palju on 65 jagatud 5-ga? Mitu korda 5 läheb 65 sisse. Kui seda peast ei tee, siis saab kirjalikult teha 65 jagame 5-ga. 5 läheb 6 sisse üks kord. 1 kord 5 on 5. Lahutame 6-st 5, saame 1. Ja toome 5 ülevalt alla. 15 sisse läheb 5 3 korda. Ja 3 korda 5 ongi täpselt 15. Saime teada, et 65 5-ga on 13. Aga kui palju 100 5-ga on? Ja 100 5-ga on sama palju kui me võime kõigepealt vaadata, palju 10 5-ga on. Mitu korda 5 mahub 10 sisse. Ma arvan, et sa teadsid seda. 2 korda 5 on 10. Ja 0. Ja kuna siin on veel üks 0, me siia kõrvale paneme, seal on 0 siia juurde. Ja 0 korda 5 on 0. Saime 100 asemele 20. 1/3 ei saa midagi teha. Ja lõpuks on meil sellised arvud, mida me ei saa oma vahel enam lihtsamaks teha. Üles jääb seega 13 ja alla 3 korda 20, mis on 60.